Tere! Näitan teile meie tänase öösetapi juba tutvusime ära, aga saime siin sõbra tagahoovis tududa. Sest et olukord oli selline, et me ei leidnud ju endale öömaja nagu kohta, kus me saaksime olla. Aga siis õnneks sõber ütles, et tulge siis meile siia tagahoovi ja saime siin oma öökese veeta. Ja tänasest on meil 5 ööd koht olemas, kus me saame oma telgikese püsti panna. Nii et jah, aga jõudsimegi siis oma lõpp-punkti ja siin käis täna hommikul juba sõbraga ühe mehaanika juures. Sõber viis oma auto sinna ja siis ütles, et tule kaasa, et lähme räägime juttu ja põhimõtteliselt Siimul on töö olemas, kui ta tahab. Tunni hind on muidugi kõvasti madalam kui see, mis me farmis saime, pluss siin on vaja veel elamine leida, elamise eest maksta. Aga vähemalt on töökoht olemas põhimõtteliselt, kui ta tahab seda. Mina praegu hommikul vaatasin ka erinevaid tööpakkumisi, mis kuskil olemas on ja siis ka sõber ütles, et neil on üks kohvik, kus nad vahepeal hommikust käivad söömas, et pidi nagu suht mõnus koht olema ja siis ma vaatasin, et neil töökuulutust ei ole, aga kirjutasin lihtsalt meili, et jõu, et olen see ja minu kogemus on selline ja meie plaanid on umbes sellised ja et oleks tore, kui saaks teid aidata sellel kiirel perioodil ja võib-olla kauemaks jääda, kui on soov ja et jah, ja siis saatsid mulle just sõnumiga, et kuule, et äkki homme, kui tahad, siis võid tulla 2-tunnisele proovipäevale, see on tasustamata, aga et saame üle vaadata, mis su nagu oskused on, et barista kohale siis tegelikult, kui ma noorem olin ja siis veekafees töötasin kvartalis, siis mulle täiega meeldis see barista osa just. Lihtsalt kuidagi nii mõnsa nagu see kohvi tegemine ja see on nii peen teadus ja ma mäletan, käisime Tallinnas veel kohvikoolitusel ka nagu nii põnev ja nii hea ja nagu sellest ajast saati, kui mul on barista olnud, ma olen väga pirtsakas, sest et ma tean, kuidas õigesti tehtud kohv peab maitsema ja ma arvan, et nende aastate jooksul ma arvan, ühe käe sõrmede peal saab üle lugeda kohti, kus ma olen päriselt saanud head kohvi, nagu sellist kohvi, kus sa ei pea suhkrut sisse panema, sest see on reaalselt nagu magus, siidine, perfektne. Nii et jah, nüüd peab homseks enda skillid kõik meelde tuletama. Muidu lähen sinna, ma ütlesin, mul on 5 aastat kogemust umbes teenindusvaldkonnas töötamisena. Saate aru küll, mis ma mõtlen. Nii et jah, siuke värk. Põnev. Eks näis, kauaks me ise jääme ja kuidas see tööotsinguga edeneb ja kuidas elukoha otsinguga edeneb, sest et siin on väga kallis leida mingisugust nagu stabiilset elukohta, nii et näis. Jõudsime meie campsite'ile. Siuke kaart meil on siis see 92 siin. Täiega huvitav, Eestis ei olegi üldse varem kuskil sellist settingut näinud nagu, et täiega kämpervänne ja igasuguseid asju siin. Väga lahe. Tšätime oma kodupaika. Nii tore. See koht on tegelikult väga näeb välja. Siin on ümberringi inimesed, nii et on turvaline. Selles mõttes, et kuskilt põõsaid lähedal ei ole, nii et kuskilt mingi krokodill tulla ei saa. Saat jätamegi oma telgikese siia. Autoga saame edasi tagasi sõita ja siin me oleme siis kuni 16-ndani ehk siis 5 ööd. Tegelikult on, mul on vähemalt nüüd süda rahul. Selles suhtes, et nägime ära, milline see koht välja näeb ja ei ole nagu mitte midagi hullu. Ja sest, et selle tripi alguses mul olid Ameerika mäed emotsionaalselt mõttes. Ja oli nagu kuidagi väga raske, kõik ei läinud nii, nagu ma tahtsin ja ette kujutasin, et läheb. Ja siis ma tahtsin seda trippi nautida, aga ei õnnestunud seda niimoodi nautida, nagu oleks tahtnud nautida. Lõpupoole nagu läks paremaks siis, kui ma sain peale ka ratat, ma tundsin. Siis, kui sai normaalselt nagu magada terve öö, siis ma tundsin, et ma tunnen ennast nagu inimene jälle. Minu jaoks on üldse uni väga oluline tegelikult ja eriti kui on see päevade periood, siis mu keha vajab nagu raigelt tundel. Nii et jah, iga päev järjest rohkem nagu õpin iseenda keha kuulama ja see on nii põnev.
nii lahe. Üks asi on see, mida sulle räägivad arstid ja mingid muud tervisespetsialistid ja kes iganes, aga nagu teine asi on see, kui sa päriselt ise nagu paned päriselt tähele ja päriselt kuulad, mida su keha vajab nagu. Nii et jah, mega tore. Tulime süüa otsima. Normrand. Onsa. Tulime randa ja vaadake, kuidas siin kõik autodega chillivad rannas lihtsalt. Päris huvitav. Seal teisel pool, kus me enne olime, seal ei olnud ühtegi autot, aga see vist ongi siuke nagu autorand või midagi laadset. Siit minnakse paadiga ka vist otse vette ja paadikäru siin kellelgi. Head jopud oleme ikka. Pakkisime kõik asjad kaasa omast arust. Ja kõige olulisemad asjad, et süüa teha. Meil olid see pann ja siis see pott on ja seal nende äravõetavate sangidega. Ja ma seda sanga ei pannud kaasa. Korra võtame äkki välja, vaatame, aga ma arvan, et ma ei pannud. Nii et hea töölis. Meil on küll endal kõik kokkamise asjad olemas, nagu ka pliit ja värk, aga otsustasime, et kuna see köök konkreetselt asub meil nagu selja taga, siis me tulime hoopiski siia süüa tegema. Täiega nice, nagu ilus puhas kõik. 2 pliiti. See on suur grill. Ülitim. Gaasipliidid siin ja värgid särgid. Tänaseks ühtussöögiks on mingisugune kartulisalat ja siis kanavardad ja siim. ei ole, te ei pea siis kohe niimoodi mõtlema, eks ole. Aga ei viitsinud täna rohkem midagi uhkemat küpsatada. Korraks mõtlesin, et oleks võinud steiki praadida või midagi, aga siis mõtlesin, et täna on juba nii pime ja tegelikult ega iga õhtu on ilmselt nii pime, kui me siia tuleme, sest et kell 6, natuke peale 6 läheb juba pimedaks. Aga siis ma ütlesin, täna ei viitsi jaksa nagu nii hullult mässata. Aga siis vaatasin praegu köögis seal mingi pihv hull takkis sibulat ja mingi kõik tulevad hullult kastidega nagu sinna, et süüa teha. Süüa. Nagu ikka süüa, nii et võib-olla peaks katsetama mingisugust. Saab. Meil ei ole lihtsalt sibula lõikamise nuga väga. Jah, meil ei ole head nuga. Aga pood on olemas. Poest saab osta. Nii et jah, aga põhiline on lihtsalt, et see sang on pood, see on tüütu. See sang on tüütu, jah. Siin tõstis sellega. Proovi. No ma proovin. Ei, sa panid liiga sügavale. Aga, siis see. Jah, nii. Jaa, on jah. No, siis on hästi. Siis on mure lahendatud. Mõtlesin muidugi mingi uue panniga ostma. Uue poti. Siis on hästi. Taks süüend. Kana on täitsa talutav, aga salat on minu jaoks väga suur pettumus. Siim küll sööb hea isuga, mis on väga tore. Aga mina tundsin, mingi rõve hais käib üle pea ja ma ei suuda süüa seda, sest et ma tunnen seda haisu samal ajal, kui ma söön ja see on haigelt rõve. Ma isegi tea, mis asi see on, mis see rõvedat haisu ja maitset tekitab seal. Meil on siin samas kohe, seal on meie koht. Ja siis siin samas kõrval on meil kohe vetsud ka. Näevad väga normaalselt välja. Ei ole üldse häda midagi. Saab kõik asjad ära tehtud. Käisime hambaidust pesemas. Nii et jah. Ei ole viga niimoodi isegi elada mõnda aega. Tere ilusat hommikut, tegelikult ei ole hommik ja ilmselt teil ei ole ka hommikul ja seda vaatate, aga võib-olla on ka, aga lõuna on meil tegelikult hoopis. Tulin just proovipäevalt, või noh, siuke jah, paaritunnine proovipäev oli ühes kohvikus ja ütleme nii, et ideaalis ma tegelikult mõtlesin, et tahaks nagu barista tööd teha, ehk siis kes ei tea, barista on see, kes teeb kohvisid on ja noh, jooke üleüldse tegelikult, aga jah, kohvid nagu põhiliselt. Aga siis hoopiski selgus, et
nagu ma ütlesin ka neile, et ma nagu töötasin viimati baristana mingi 3-4 aastat tagasi, ehk siis nagu ma nagu mäletan, aga ma ei mäleta nagu nii hästi, et ma nagu saaks kohe mingi kiiresti hakata jooke õppima. Ja ühesõnaga siis ma tegin nagu teenindajatööd ja alguses mul oli täiega nagu harjumatu, sest et mina viimati teenindajatööd tegin siis, Eestis ongi enamasti igal pool minu arust niimoodi, et sul ongi nagu esiteks lauateenindus, teiseks sul on nagu mingid sektsioonid on ära jaotatud, millist sektsiooni sina jälgid ja kogu moos. Aga siin on tegelikult suht paljudes kohtades nii, et lähed letti, tellid letist ära ja siis ootad ja siis sulle tuuakse, on ju, söögid, joogid. Ja siin oli ka siis nii, et ongi letiteenindus ja siis lihtsalt lauanumbriga ja tuuakse lauda. Ja nii haige on see, et iga kord, kui me ise kuskil oleme nagu kohvikutes või restodades käinud, kus on ka need lauanumbrid, siis ma teenindajana, eksteenindajana tean, kui sitt võib olla, kuigi ma ei ole sellist tööd teinud, kus on nagu lauanumbrid nagu laua peal on ju niimoodi, et teenindaja peab neid nägema. Enamasti on see, et inimesel on meeles, mis lauanumber on ju. Et ühesõnaga siis me ise nagu olles klient, ma alati proovin panna need lauanumbrid niimoodi, et nagu oleks nagu teenindajate poole näoga, et nad näeksid kaugelt, mis numbrid on. Aga siis kõnnime natuke mäest üles, sellepärast ma hingeldan. Ja siis siin olles ise teenindaja ja tehes seda tööd niimoodi, et on need lauanumbrid, siis seisad seal söögid, joogid niimoodi on ja vaatad lihtsalt nagu mingi pime oleks reaalselt, nagu lihtsalt ei näe need lauanumbrid. Aga õnneks tegelikult ei ole väga suur ala seal, mida nagu teenindama peab, nii et suht easy. Ja lõpuks mul võttis mingi 10-15 minti aega enne, kui ma nagu temposse sisse sain ja nagu sinna töözooni sisse nii-öelda, et seal ongi põhimõtteliselt siis nii, et teenindajad teevad nagu, on kahte sorti teenindajad. Ühed on need, kes siis teevad ainult toovad, viivad sööke, jooke lauda ja siis tegelevad nõudega ja laua korrashoiuga. Ja siis on need teenindajad, kes tegelevad veel lisaks kassaga enamasti, ainult kassaga ja siis kassa taga teenindajad hoolitsevad ka selle eest, et oleks siis nõud või need kahvlid, noad nagu retluse paberi sisse vaata rullitud, et nagu valmis võtta kohe teenindajatel. Ja suht nagu mõnus süsteem tegelikult. Ei ole väga palju mõtlemist, lihtsalt pead tagasi ringi jooksma hästi palju, mis on väga tore. Siuke hea aktiivne töö, et ei ole nagu raske, füüsiline, otseselt, mitte nagu kivide tassimine, nii et kõik on tehtav. Anyway, ülemus ütles, et ta jäi väga rahule minu tööga ja et barista, ma sain paar kohviproovida teha, siis ta ütles, et üks kohvi tuli hästi välja. Kui ma ise tegin piima ja kõike, ütlesin, mina nagu teistmoodi harjunud tegema ja siis ma tegin ja oli nagu väga tipp-topp ja siis ta nagu okei, et tee järgmine kohv veel ja siis tuli üks nagu, ma eeldaks, et on vanem teenindaja äkki, tuli ja siis hakkas mulle õpetama, kuidas teha ja siis ta nušis ära kõik lihtsalt. Liigutas mul seda piimakannu seal ja mingi ja siis piim oli liiga vahus, liiga suured mullid olid piima peal. Mitte, et te ilmselt aru saaks, millest ma räägin, aga võib-olla mu keegi endistest kolleegidest kunagi vaatab seda või keegi, kes on barista tööd teinud kunagi, et siis saate aru, millest ma jahun. et jah, ühesõnaga piimavaht oli liiga nagu vahus, sest et ta lihtsalt tõmbles mul seda kord piima kannu seal edasi-tagasi ja siis ütles, et näed, see ei tulnud välja nagu. Et ikkagi sa pead nagu kogu aeg peab välja tulema. Ja Elis ei öelnud ka midagi selle peale. Ma oleks küll öelnud, et mida sa näpid, siis ma teen uuena. No ma ei viitsinud juba, see oli mul proovipäeva lõpus ja siis ma lihtsalt mõtlesin, mida iganes, et ma ei viitsi. Nagu see vanem teenindaja on, ma ei ole rassist, aga asiaatide osas mul on siuke väike nagu, ta nagu tore tundus, aga nagu veits siuke sketši nagu, et tema möllab seal rohkem nende baristade asjadega ja siis mõtlesin, et vahet ei ole. Aga see ülemus ütles ka, ülemus on üks meesterahvas, üks ungarlane, ütles, et kui ma kauemaks tahan jääda, et siis ta on nõus nagu, nad on nõus aitama mind välja koolitada uuesti baristana. Aga ma arvan, et ma lihtsalt ütlengi nagu, et laske mul teha nii, nagu mina oskan teha ja teil tulevad head kohvid nagu. Ja meie, kui me käisime kohvikoolitusel, siis mina olen õppinud piima vahustama niimoodi, et sa käega katsud temperatuuri ja tuleb perfektne piim.
perfektne vahusus, kõik on tipp-topp, onju, aga nemad siin keedavad seda veema konkreetse mingisuguse temperatuuri, neil on isegi temperatuuri mõõduk nagu. Ühesõnaga, nagu teistmoodi teevad asju. Nii et ma arvan, kui ma saaks paar päeva nagu isegi paar tundi lihtsalt järjest teha, võib-olla isegi pool tundi järjest lihtsalt kohvisid teha, ma arvan, mul tuleks kõik väga hästi välja. Aga ühesõnaga ta ütlesid, neil oleks nagu baristad kohe ilmselt vist vaja. Aga et mina ikkagi praegu pigem neile ei sobiks sinna barista kohale, et neil on vaja kohe inimest, kes kohe teab, kuidas kõike teha. Mis on nagu fine, ma saan aru sellest. Ja ma tahaks ilmselt menüüga ka tutvuda enne, kui me sinna tööle läheks, sest et vahepealt sööki võtsin, siis seal köögis saab küsida kohe muidugi, mis värk on, mis see on. Aga nagu ikkagi tahaks ise olla enesekindlam nagu asjades. Ja siis ütlesid, et kindlasti võtab ühendust. Ta jääb väga rahule minuga, et ma olen nagu top 1 seal nagu listis, et kellele ta helistaks. Et jah, ütlesid järg nädal võib-olla võtab ühendust. Et kui on nagu vaja. Nii et fingers crossed, aga ma saatsin eile täna hommikul saatsin meili ühte baari ka, kuhu me praegu näiteks sööma kõnnime. Et neil oli seal, kuidas bartender eesti keeles on, baaridaame ja baarimehi siis vaja, kes siis lihtsalt leti taga kokse valmistavad. Et jah, seda kogemust mul otseselt ei ole. Kui ma V-Cafe-skonnaga töötasin, siis seal mingid suuremad üritused olid, siis nagu vahest aitasime mingid jooki seal miksida, aga no see pole päris see päris baaridaami töö on ja, aga ma kirjutasin meile ka, et jah, et vaadake, et mul ei ole nagu otseselt baaridaami töö nagu kogemust, aga nagu nii, et see oleks mu nagu põhitöö olnud. Aga et ma olen teinud nii ja naa ja et see on alati olnud üks asi, mida ma tahaks nagu enda checklistist, to-do-listist nagu ära niimoodi tšekkida on ja, et ühesõnaga vaatame, kuidas läheb ja jah, vot. Minul läks tööotsinguga umbes 5 minutit, aga ma ei viitsi väga seda tööd teha. Autoremonti saaks kohe tööle, aga no ongi, ma peaks neid enda tööriistu ka muideks kasutama. Tegelikult meil ei ole seal nagu tööriistu või? No siin ei ole nii nagu Eestis, et kuradi ostetakse sulle tööriided ja antakse tööriistad ja melle minna. Siin peab endal olema endal kõik, aga see ei ole probleem, mul on põhilised tööriistad kõik olemas tegelikult. See ei ole hullu midagi, aga ma ei viitsi seda teha, siin ei ole head näidet. Siin on roimad, ütleme korralikud autod seal ei käi. Toyotad seal ei käi, sest neid ei ole vaja remontida, käivadki mingid kõrged backpackerid, sita junnid seal. Ja ma ei viitsi nendega tegeleda. No veoautosid ka natukene käib, aga ühesõnaga ma ei tea. Vaatame, võib-olla saab sinna mingi farmi üldse. Saatsin ka kirja. Aga vaatame. Ei tea, ei ole vastust saanud. Siin väidetavalt on Austraalia on nagu ikka, et e-mailidega ma mõtlesin, et nädalavahetusel ei tegeleta, aga just üldse ei tegeleta. No sabas mina saatsin e-maili oma siia kohvikusse, ma sain kohe vastuse. Nojah, siin lihtsalt aga ta pole ausikas ka, ta on ungarlane. Siin on lihtsalt aeglased inimesed. Et ei tea, aga tahaks kohe teada. Ja küll siis, läheme sööma. Tulime katsetama, kas meie Ossapois. Iseenesest on 4 vedu küll, aga masin ei ole nii headeks asjadeks mõeldud. Aga ma ei hakka ära sõnuma, aga tundub, et veab välja küll, Rajad on sees. Rajad on sees, jah. Nii et ajab asja ära küll. Eestis ei saa sellist asja kogeda. Päris mõnsa. See lind seal teeb väga imelikku häält. Kui sealt, kus me tuleme, oli lind ja lendas ära kaugele. Ühesõnaga, kui sealt, kus me tuleme, oli lind, kes tegi ahvi häält, nagu justkui ahvipärdiku häält, siis need linnud siin teevad nagu kassi häält ja nagu veits siuke nagu kräunumist justkui, aga samas ei ole ka nagu mingi
väga-väga veider ja minu arust nad teevad seda ainult hommikul. No õhtul ja öösel ma ei ole kuulnud vähemalt. Nii et no jah, aga ikkagi, kui ta siin kunagi uuesti häält teeb, siis ma proovin peale saada. Tulime kohalikku marsimaastikku avastama. Tegelikult sealpool käivad natuke madalamale lähevad inimesed ja siis seal püüavad kala näiteks. Siuke mõnsapaake. Seal need kalamehed ongi. Mõtlesin, et näitaks teile natuke linna ka, mitte et siin nagu väga midagi erilist näidata oleks, aga näiteks siin linnas on, või no see linn koosneb ainult ringteedest. Siin kõik ristmikud, mis on käinud ringteed. Ei ole ühtegi valgusfoori, ei ole mingeid muid imelikke ristmikke. Mingites üksikutes kohtades on siuksed nagu väiksemad nagu tänavate peal, aga suuremad teed on kõik jah, ringteedega. See on päris vahva. Liiklus kogu aeg on sõidus, ei ole mingisugust ummikuid ega midagi ja päris vahva. Aga näiteks siin selline sinine puu, see ei ole nüüd ainult selle linna oma. See on üleüldse Austraalia teema siin, et ongi puud on siniseks märgistatud põhimõtteliselt selle jaoks, et tekitada siis, kuidas öelda ühesõnaga? Tekitada teadlikkust. No, avardada siis teadlikkust meeste vaimsest tervisest justkui. Peremehe käest küsisime ka, et mida see nagu annab siis on ja ta ütles, et ta päris täpselt ei teagi, aga et näed näiteks meie küsisime tema käest, et mis need sinised puud on ja siis ütles, et selle kaudu tuli meie nagu jutuks see on ja näiteks. Et jah, kuidagi nagu avardamaks seda nagu inimeste siis jah, ma ei tea. Aga selline väike infokild siia. Hakkame lõunat süüa tegema, lõunasööki tegema, issand jumal. Ja käisime poes, vaatasime, et leiaks mingisugust normaalset nuga, millega hakkida. Käisime Kaamardis, mis on siis nagu jysk põhimõtteliselt. Ja käisime tavalises toidupoes ja ei olnud. Ja nii, et see on siis see nuga, millega me nüüd siis... No oli tegelikult komplekti oli. Ei olnud. Ei küll, komplekt oli. Mitu nuga seal sees oli siis? Mardis, ma ei tea, 7 nuga vist. No jah, seda natuke liiga palju. Ei ole teha midagi sellega. No jah, nii et siis ei hullu, ajab sellega ka asja ära. Nii. Iga kord, kui ma tahan selle linnu häält filmida. Siis teeb vait või? Jah. Seesama. See on veits nagu konna heli isegi. Nagu mingi konn oleks kuskil, see on lind. Seesama lind, keda ma hommikul filmisin. Väga veider. Ma päris täpselt ei tea, mida teha. Steiki. No jaa. Ja siis parasjagu tuleb siia mingi eriti suur karavan. No, napilt mahub siia. Ütleme nii, et kõige perfektsem pole, aga samas siuke veitsa roosakas ikkagi on ja maitse poolest on tegelikult täiega hea. Siim kiitis ka heaks. Salatipotis ja tähendab, mitte salatipotis, vaid potis. Ajab asja ära küll. Siin vetsus rahulikult pesen käsi ja siis vaatan. Konnakesed on seal. Ja kas nad reageerivad ka, kui ma neid puutun? Konn, mis konn. Kätte jõudnud järjekordne päev, kus me kolime.
pakkisime asjad jälle kokku ja nüüd sõidame siis oma tuttava majja. Võtsime hapukoort. Mõlemad on hapukoored. See konsistents ja see maitse on rohkem nagu või ma hakkan kahvli ära. Ja see on siis nagu lahjem variant. Ja siis see on nagu päris hapukoor. Aga see oli siin, me nüüd tulime siia sõprade majja ja ma ostsin poest seda hapukoort. Mõtlesin, et lahja on liiga lahja äkki. Ja no see on ikka väga tummine. See on nagu põhimõtteliselt nagu või, jah. See on light ehk siis lahjem ja see on nagu õige. Väga huvitav. Vaadake, tulime päikseloojangut nautima. Mis te arvate, mis need on? Need augukesed siin tasuta varba kontenti. Ja need pallid ka. Ja need pallid ka, jah. Mis need on? Vot ei ütle teile kohe praegu. Peate arvama. Neid on siin hästi palju igal pool rannas. Mis see on? Õigesti vastaja saab suure pika pai, kui me Eestisse jõuame. Siin näiteks käivad kaamlitega sellised retked. Istud seal peal ja siis sõidad ringi mööda randa endaga. Väga ilus vesi on ikkagi siin igal pool. Oleme nüüd siin peaaegu kõikides randades käinud jalutamas ja igal pool, kus sa vaatad, on ilus siuke sinine vesi. No vaadake seda vett. Tegelikult siit telefonist ei jää nii sinine. Aga noh, päris elus uskuge mind, ta on nagu türkiis sinine. No ta on vist hästi selge vesi. No jah. Ma ei tea, kas te kuulsite ka Siim ütles, et see on lihtsalt hästi selge vesi. Tuul on suht kõva. Mingi vend üldse seal tahab autoga vette minna vist. Ei, pesevad vist. No, pesevad. Ja. Oleme siin Pruumi muuseumis parajasti ja siis Siim vaatab neid mingid lennuki osi ja siis mina vastasin sellise puu. Vaatasin lihtsalt, et mingid üksikud rohelised, mingid nagu lehed siin on, ja. Aga enamasti on ainult õied. Väga huvitav, nagu lihtsalt puu seest. Niisama tulevad ainult õied. Väga ilus puu. Imestan, et siin üldse midagi nii ilusat praegu kasvab, kui tegelikult näed seal ka otse lihtsalt puu seest. Hakkavad õied tulema. Väga huvitav. Aga väga ilus. Tulime õhtul nüüd siia tagasi, kus hommikul enne käisime jalutamas. Siin oli kõik lainetas täiega enne. Nüüd vesi on alles seal kaugel. Seal kaugel. Väga huvitav. Siin tõus ja mõõnad. Ja, tõusud ja mõõnad on ikkagi siin kilomeetrite. No, okei, mitte päris kilomeetrite. No siin on ikka nagu mitu meetrit. 7-8 meetrit tõuseb ja langeb. Ja, päris korralik. Vot vaadake nüüd seda piima on ja. See on juba väga hea piim ja üsna arvestatav latteart ka. See kõik on saavutatud siin tuttavate kodus selle kohvimasinaga. Ja nii, et need töötajad, kes mind ei võta tööle sellepärast, mitte töötajad, ühesõnaga tööandjad, jah, kes ei võta mind tööle sellepärast, et nad arvavad, et mu art on kehva ja et mu kohvi tegemisoskus on kehva, siis ise teavad, millest ilma jäävad üldsegi. Mina olen väga hea selles jätkuvalt, lihtsalt oligi vaja meelde tuletada natukene ja no võt, mul oli õigus. Aga siiamaani on lood sellised, et me käisime jagamas veel mingis ei olnud 10. Ühesõnaga mingi 5 kohas. Kindlasti neid CV-sid, või mina vähemalt jagasin. Ja ega mitte kuskilt siiamaani pole helistatud ega kirjutatud ega midagi, nii et ma ei tea, mis saab. Aga meil on täna hommikul on üks põllumees New South Walesist. See on siis sealt nagu meie oleme praegu siin,
Perth on siin ja New South Wales on siin. Et ta on nagu diagonaalis teisel pool Austraaliat. Aga no vaatame, mis ta räägib ja kui kõik klapp, siis võib-olla hoopis lähme sinna. Siis peab siin kõik asjad maha müüma ja lähme lennukiga sinna. Nii et eks näis, mis saab. Põnevad ajad nagu ikka.